Jam of Fun andis Von Krahli baaris oma elu esimese soolokontserti ja ma ei tea, minul on ülihea tunne, seepärast, et see oli väga energiat laadiv kontsert, aga kuidas teil endal? Väga mõnus tunne. On natuke kurban, et sellepärast, et see sai läbi, sest nii äge, no me ju esimest korda tegime täitsa üksinda, et ei ole kedagi ees ega taga ja see oli päris selline, jah, närvid olid krussis, aga see oli kõik seda väärt, sest rahvas oli nii lahe ja nad tulid kohale ja nad tantsid meile nii palju ja seda ma loodan, et me andsime nendele lavalt tagasi. Meil on nagu 2 rinnet laval, et on tagarinne, kus on siis Phil, Jaan ja Muudu, kes on siis see originaalne see trio, kes hakkasid tegema neid remix'e editeid. Ja sees oleme Kristel, Kostja ja mina. Kuna see stiil, see muš, mida me mängime, see eeldab seda, et ma olen suhteliselt kogu aeg oma vau-ploki küljes, mis tees seda häält, et siis ma täna just mõtlesin korraks laivi ajal, päris veider, et kõik Kostja hullult kargab, vaata, tema on teine nagu nii-öelda pillimees, ja siis ma nagu tahaks ka teha mingeid asju, aga siis mingi, ma ei saa minna, ma peaks selle ploki teipima jala külge, siis sellega lonkama. Mul on muideks sama tunne nende klappidega. Ma olen nagu, teistel on kõik kõrvamonitorid, et nagu saad nagu põhimõtteliselt nagu vabalt liikuda, sina nagu ei saa nagu tuleb välja, siis mul on samamoodi, mul on nagu koer seal selle oma puldi küljes, DJ puldi küljes, on siuke nagu, et tahaks minna. Et siuke tunne nagu. Ma arvan, et sellist konkreetset niši stiili bändi teist mina praegu küll ei oska nimetada, et kes teeks sellist souli, neo-souli, fungi, hip-hopi nagu mikstuuri ja hausi. Isegi hausi mikstuuri. Jah, no see ongi see neo-soul, Kaitonada. Võib-olla, et nii suures segaduses teist bändi nagu ei ole Eestis. Et kes ei saa ikka veel aru, mida ta siis nagu... Kas me teeme üldse? Isegi asi ei ole see, ma arvan, et see on selles mõttes nagu modernne viis, kuidas asju teha, et artistidel järjest rohkem on albumitel mis iganes stiilides lugusid ja et ma üldse nagu arvan, et see ei ole mingi teema isegi, et ta on ühtaegu kuulamiseks ja teisest küljest ka ideaalne selline peobänd, ja heas mõttes peobänd, just, et on nagu originaaloominguga suuta sellist eestlaslikkusest välja tulla, mis on natuke selline võib-olla 2 jalaga maa peal. Okei, aga ütleme, et ma kuulan teie EP-d Second Breakfast oma hommikupudru kõrvale. Spotify'st. Mis minuga peaks juhtuma, kui ma seda EP-d kuulen? Mingi särts võiks sisse tulla. Sa peaks saama lisamoti, et panna enda ketsid jalga ja minna lihtsalt välja, saada sõpradega kokku, olla aktiivne sotsiaalmeedias, olla aktiivne ühiskonnas. Tekstides ja Kristeli vokaalides on tihtipeale selline väga elulik mingi rõõm ja valu koos, et see ei ole selline proovime nüüd hästi, teeme nüüd selle smiley face'i ette ja kõik hästi lahe, et see nagu jõud tuleb sellest, et ta vaatab kõiki aspekte, mis sul spektrid või nagu äärmused, keskmised, mis sul elus on ja lihtsalt nagu elab need läbi. Meil oli teraapia. Isegi koinitud üks siuke väljend selle kohta tegelikult nagu kurb rõõmus, mis minu meelest väga hästi seletab seda ka nagu, et nagu eluga on, sul ei ole alati kõik nagu super ja sul ei ole alati see, et sul on ups and downs, nii nagu ta on ja siis nagu see koos, jah, väga hästi öeldud Rool. You just need to be the best you.